Mulla struktuursus. Struktuursus on mulla omadus laguneda erineva suuruse ja kujuga agregaatideks. See määrab vee ja õhu liikumise mullas, mis mõjutab taimede vee ja toitainete kergemat kättesaadavust. Muld peab määramiseks olema mõõdukalt niiske. Kõigepealt eemaldage mullast pindmine kuni 5 cm kiht, mis on enamasti tihedalt juurtega läbi põimitud. Seejärel eemaldage labidaga mullast 20 cm külgpikkusega kuubik. Langetage mullaproov 3 korda 1 meetri kõrguselt kindlale alusele. Tükeldage käsitsi suuremad mullatükid mööda murdepindu ja pragusid ning liigutage kõige jämedamad osad aluse ühte otsa ja peenemad teise. Struktuuriagregaatide stabiilsust saab laboritingimustes hinnata märksõelumise teel, kus mulda loksutatakse vees või kastetakse sõelumise käigus. Kodustes tingimustes on vaja näiteks plastopsi 1 ruutsentimeetriste avadega võrku, vett ja õhukuiva mulda. Täida tops veega, aseta võrk 1/3 sügavusele, aseta võrgule 3–4–6 cm läbimõõduga mullatükki ja oota 5–10 minutit. Struktuuriagregaatide lagunemine toimub nii mehaaniliste, füüsikalis-keemiliste kui ka bioloogiliste protsesside tagajärjel. Valesti ajastatud mullaharimine ja liigne tallamine soodustavad orgaanilise aine lagunemist, mistõttu väheneb ka huumusainete sisaldus mullas ning struktuuriagregaatide stabiilsus. Mulla struktuursuse tähtsus seisneb selles, et struktuurse mulla veemahutavus on suurem. Seega on taimed hea struktuuriga mullas paremini veega varustatud, põuaperioodid ei mõjuta nii tugevalt taimede saagikust ja paraneb toitainete kättesaadavus.